Tere kõigile, Marko siin järjekordse videologiga ja täna plaanis rääkida siis natukene seadmete hääljuhtimisest. See hääljuhtimine on nüüd siin olnud teema, ütleme vast viimane aasta siin suuremas osas, kus on tulnud eriti palju, sellist tuge hääljuhtimisele ja siis seadmed on, millega hääl juhtida. Kaks põhilist seadet on siis Amazoni Echo ja Google Home. Need on põhilised, millega tehakse endale hääljuhtimine koju. Saab kasutada siin ka mõningaid teisi vidinaid, aga ütleme nii, et need on kõige rahaliselt kõige mõistlikumad. Neil on olemas tugi paljudel tootjatel, paljudel seadmetel, äppidel, igasugustel asjadel, et see on nagu selles mõttes nendega teha saab ikkagi, me räägime hinnast, oleneb mis puldid te juurde ostate, mis asjad sinna juurde veel vaja on, me räägime hinnast ikkagi võib-olla 300 €, no igal juhul alla 500, et odav on tegelikult teha tänapäeval sellist asja, et 10 aastat tagasi võis sellest ainult und näha, et koju saab teha hääljuhitavad asjad, et see oli, ma arvan, et ma võisin seda unest teha vabalt, aga tänapäeval see on ikkagi jah, mina kulutasin rohkem kui mingi 300 €, kuna mitmed need lahendused, kuidas seda teha ja mul on need olemas erinevaid, et üks on sama, et ostad Amazoni Echo, nagu mina tegin, see on siin, seda on erinevaid värve, kuna mulle sobis siia valge, siis mina võtsin endale valge siia, aga kööki sobib mul näiteks must, et suurepärane munakell, et selle mõttes väga, väga hea toode, et ei oskagi midagi öelda, aga okei, munakellast teine kord, et hääljuhtimine. Et kuidas see töötab? Väike näide. Alexa, turn TV on. Okay. Ja käivitub televiisor, receiver. Ja selle käsuga muud käivitub, sest muud ei ole vaja käivitada lihtsalt. Et ennast piisab. Alexa, turn TV off. Okay. Ja nii läks ka televiisor kinni. Ja loomulikult saab muuta helitugevust, kanaleid, ma ei olegi muud viitsinud sättida. Seal saab igast asju nikerdada. Aga sellised lihtsamad asjad on kanalid, hääl, sisse-välja, et need on kõik lihtsamad teha ja seadistada. Et ega ei ole seda aega nii palju, et mängida päevad läbi sellise vidinaga. Aga eelis on see, et kui ta lõpuks üles seadistatud on, siis rohkem ei pea seadistada. Et need käsud nüüd olid praegu tegelikult mitte päris nii, et teil on see Amazoni Echo ja siis teler lülitabki ennast sisse, et päris nii see asi ei käi, et vaja on lisavidinaid, et sõltub mida teha tahate. Kõige lihtsam viis on osta see sama, mis on ees videologis, ma näitasin teile Harmony. Te ei pea ostma seda pulti, mis minul on Ultimate, et see on kallis ja ebavajalik sellise asja tegemiseks. Piisab sellest ainult Harmony huubist, piisab. Huubi saab mingi 100 € kätte. Ehk siis ostate selle huubi, ma arvan 100, võib-olla tuleb natuke peale. Ja selle Echo, kuna seda ametlikult Eestis ei müüda, siis see tuleb vahendajate kaudu osta, kui te ei lähe kuhugi välismaale, kus seda ametlikult müüakse. Et siis ütleme nii, et teil jämedalt kuluks 200 nende kahe vidina peale ja te saate endale algupärase hääljuhtimise täiesti ära teha. Et kui tahate põhjalikumaks minna, siis on teil vaja juba seal natuke teisi saatjaid ja vastuvõtjaid ja lisavidinaid, aga nii, et jämedalt 200 € saate teleka sisse välja vabalt lülitama panna
mingit probleemi ei ole ja lihtsamad häälkäskused ja ka muudele asjadele, mis on siis infrareedipõhised. Kui teil on seadmed, mis raadiosagedusel töötavad, siis need tahavad teistsugust saatjat saada. Et no okei, see on juba nüüd keerukam teema. Aga ütleme nii, et 2 soti eest teha selline asi on minu meelest ikka väga soodne. Et lihtsalt lahe. Minule vidinad meeldivad ja tõesti ma seda naudin. Ja isegi abikaasa kasutab seda. Eriti ütleme õhtul lähed telekast ära siin, kes siin näiteks hiljem vaatab, et ei hakka seda putisid pimest otsima, võib-olla polegi siin laua peal või kuskil mingi teise mujal kohas, et siis ütleb lihtsalt, et turn TV off ja nägemist. Telekast paneb pildi tasku ilusti. Et lihtne. No, te nägite, kui lihtne see tegelikult on. Et me võime seda korra veel teha. See töötab iga kord. Alexa, turn TV on. Okay. Ta vastab, et okei. Ta vastab igat muid asju muidugi, kui tal küsida. Et võib küsida midagi iganes. Alexa, who is Trump? Donald John Trump is the 45th and current president of the United States, in office since January 20th, 2017. Vaat niimoodi. Ja mida iganes. Alexa, turn TV off. Okay. Vaat niimoodi see asi töötab, et väga lahe. Väga lahe. Ja tõesti, hinnad on kukkunud meeletult, et saab tegelikult päris soodsa hinnaga sellise laeda asja endale koju teha. Et võite järgi proovida. Kuidas üles seadistada seda, võib-olla kui viitsin, teen mõnikord mõne video, et internetis inglise keeles leiab seda õpetusi küll. Et nikerdamist on. Aga lahe.